Inimesed ütlevad, et nad ei usu Jumalasse, sest nad ei saa teda näha. Kui miski on nähtamatu, kas see tähendab, et seda pole olemas? Kuigi suur osa universumist on palja silmaga nähtamatu, saame seda näha astronoomiliste teleskoopide abil. Ja kuigi mikroorganismid on palja silmaga nähtamatud, saame neid mikroskoobi abil näha. Kuidas me siis saame näha Jumalat, kes on nähtamatu? Johannese evangeeliumi 5. peatükist salm 39. Ja just need on, mis tunnistavad minust. Piibli kaudu saame aru Jumala olemasolust, kes on nähtamatu. Kinnitagem teaduse kaudu, et Piibel on fakt. Hiobi raamatu 26. peatükist salm 7. Ta laotab põhjakaare tühjuse üle ja riputab maa ei millegi kohale. Kosmosest vaadatuna ripub maa ei millegi kohal. Tänapäeval on üldtunnustatud arvamus, et maa ripub ei millegi kohale, kuid alles 17. sajandil tõestati see teaduslikult Newtoni universaalse gravitatsiooniseadusega. Siiski pani Piibel selle fakti kirja juba umbes 3500 aastat tagasi. Järgmisena ülestähendused veeringlusest. Hiobi raamat 36. peatükk, salm 27. Sest ta tõmbab veepiisad üles, need nõrguvad tema udust vihmaks, mida pilved kallavad ja tilgutavad paljude inimeste peale. See selgitab aurustumise, kondenseerumise ja sadestumise protsessi. Veeringkäik tõestati esmakordselt 17. sajandil Berraulti ja Mariotti katsete tulemuste põhjal. Piibel aga kirjeldas veeringet juba umbes 3500 aastat tagasi. See on kindel tõend, et Piibel on Jumala sõna, mis tõestab Jumala olemasolu. Siis, miks me peaksime uskuma Jumalasse? Sest taevariik on olemas. Ilmutuse 21. peatükk, salm 1. Ma nägin uut taevast ja uut maad ning surma ei ole enam. Piibel tunnistab, et on olemas uus taevas ja uus maa, see on taevariik. Me saame minna taevariiki, kus pole surma, ainult siis, kui meil on igavene elu. Kuidas me siis saame igavese elu? Johannese 6. peatükk, salm 54. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu. Kuidas süüa Jeesuse liha ja juua tema verd? Luuka 22. peatükk, salm 15. Ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist. Ja ta võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile, öeldes, see on minu ihu, mis teie eest antakse. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Jeesus ütles, et paasaleib on tema ihu ja paasavein on tema veri. Kui me peame uue lepingu paasapüha, võime saada igavese elu ja siseneda taevariiki. Loodame, et saate igavese elu õnnistuse, pidades uue lepingu paasapüha.